Tere põllumehed! Kombain sai ka siin liikuma naabrimeestel viimase põllu peal. Selle kandi üks viimaseid põlde, mis veel koristada on, siis hakkabki kõik saama. Lähme ja vaatame, mis siis toimub põldude peal, kus hakkab kulmineeruma saagi aasta 2021. Olen jõudnud Taliodra põllule, kus on kenasti juba tärganud. Külvatud natukene üle nädala tagasi. Niiskusolud olid väga head, muld on soe. Kõik, mis hetkel mulda külvatud saab, tuleb väga hästi ja kiiresti ülesse. Ning samamoodi lisaks Taliodrale on üles tulemas siit ka talirapsi varis. Ja ega siin peabki olema valmis varsti ka umbrohutõrjet tegema, et oder saaks kenasti konkurentsivabas keskkonnas kasvada. Hetkel veel ootan ning põhimõtteliselt, kui varis on kõik üles tärganud, siis plaanin siia põllule teha umbrohutõrje Flyke Fortega. Kasutan kulunormi 2 liitrit hektarile, sest põllus on ikkagi märgata ka veidikene murunurmikat. Et murunurmika puhul tuleb kasutada kõrgemat kulunormi ning kui on ikkagi murunurmika oht või esinemissagedus suur, siis soovitakse isegi kasutada kulunormi 2,5 liitrit hektarile. Et olen sellist lahendust ka aastaid kasutanud, kus siis otsa pritsin kõrgema kulunormiga põllu keskel, kus nurmika surve on madalam, kasutan madalamat kulunormi. Taliviljade külvi osas on üldiselt siin väga hästi läinud. Selline päevajagu meil veel talinisu külvata on, siis saab joone alla tõmmata ja sügiskülvid on väga edukalt kulgenud. Selline 60% saab taliviljadega kaetud kogu külvipinnast ning kergem kevadele vastu minna. Seal põhja pool, kuidas, Alo, sul seal olukord? Kas ka soovitud talivilja protsent saab külvatud? Meil siin külvi lõpetuseks vaja 2-3 ilusat kuiva päeva, siis saame külvile joone alla. Aga Virumaal üldisemalt ikkagi külviga alles alustatakse või ollakse kuskil poole peal, ma julgen öelda. Et tavapärasest natukene hilisemaks külviaeg on läinud sellel aastal ja eks see on ilmast tingitud, et vihma on tulnud sagedasti ja see meile väljakutseid jälle kord esitab. Aga praegugi kasutame kuiva ilma ka hiliseid õhtutunde ära, et külv maha saaks. Talirapsid on jõudnud kasvufaasi, kus päevakorras on kasvu reguleerimine. Siin augusti alguse külv väga hästi hoo üles saanud ja kasvama läinud. Siin tuleb juba teist korda kasvu reguleerida. Meil ristiku järgi külvatud kõik taliraps ja hoog on üleval. Kasutame siin teiseks kasvuregulaatoriks väga tugevat Juventust, mis surub taimelehed korralikult vastu maad, aitab juurdumisele ja juurekaela paksust samuti suurendab. Aga Kristjan, tean, et ka sul on väga varajasi külve, et kuidas sina kasvu reguleerimise oled teinud ja tean, et Margus, sa täna uitad Saaremaal ringi, et kuidas Clearfield põldudes olukord on ja kuidas seal situatsioone lahendada? Jaa, esimesed rapsipõllud siinpool tõesti on päris lopsakad juba. Et siin 4. augustil külvatud Invigor sordiga põld ning kasvu reguleerimine fungitsiid mul siin nädal aega tagasi juba tehtud. Kaaruksi norm oli siin 1,1 liitrit. Millele aga tähelepanu tahan pöörata, on see, et augusti keskpaik läks ääretult kuivaks, eriti just siinpool, ning hiljem külvatud rapside tärkamine oli väga ebaühtlane. Isegi ühe põllu lõikes võib olla taimede kasvufaas väga erinev, selline 5-6 lehest kuni 2 päris leheni. Seetõttu
on ka minul näiteks üks põld hetkel pooleli, kus poolel põllul kasvureguleerimine tehtud, poolel tegemata. Et jälgin kindlasti, et selline keskmine kasvufaas oleks 4-5 päris lehte vähemalt. Seetõttu teine osa põllust saabki reguleeritud sellel nädalal. Minu soovitus kindlasti jälgida enne pritsima minekut, missugune on põllu üldpilt ja seis ning missugust kulunormi valida. Ja tere, hallo Kristjan! Mina olen Saaremaale tulnud. Eelkõige sellepärast vaadata, kuidas on tallirapside külvid arenenud. Ja võin öelda, et hetkel olengi ühel tallirapsi põllul, mis külvati 20. augustil. Tegemist on siis Clearfield sordiga, kus veel hetkel on herbitsiid tegemata. Siin kehtib hea ütlus, et tark ei torma. Ehk et tasub ära oodata, kui rapsil on vähemalt 3 päris lehte, võib-olla isegi 4 päris leht juba olemas. Sest selleks ajaks on üldiselt enamik umbrohtus ka tärganud. Kindlasti on tärganud ka probleemsed kõrrelised umbrohud ja konkreetsel juhul ka siis teraviljavaris. Sügiseseks tõrjeks Clearfield põldudele meie soovitus on üks ja ainult Clamox plus Dash. Clamoxis on siis lisaks sellele põhitoimeainele imasomoxile, mis on väga laia spektriga, ka metasakloor. Ja metasakloori mõju sügisel on hindamatu väärtusega, sest et meil on vaja pikka järelmõju veel tulevateks kuudeks, kuna talv võib venida. Nüüd, kui viljakoristusooaeg hakkab otsi kokku tõmbama, siis kartulikasvatuses ütleme, et saagikoristus alles algab. Näeme vaeva, et see kõik ilusti üles saada. Eks ilm siin jällegi on pakkumas väljakutseid, tuleb vihma kõvasti ja ega see lükkab koristust aina sügise poole. Aga jah, eks omalt poolt rabeleme veel tööd teha, et kartul üles saaks ja kõik Eestimaa inimesed kartulit süüa saaksid. Kartul meil siin kasvas väga hästi. Aitäh, sõber Alo, et hea seemne andsid. Mul pole nüüd muud teha, kui kärule kuhi peale. Sõidan vaikselt keldri poole, kus siis talvel seda kartulit võtta saab. Aga teile, head vaatajad, pole mul muud soovida, kui ilusat jätkuvat kuldset sügist ning et kõik saagid ikka salve jõuaksid ja külvid kenasti maha saaksid. Ning eks me kohtu juba jälle õige pea. Seniks aga jõudu ja jaksu ja näeme jälle. BASF. We create chemistry.